Tervist, podcast 442. Minu kõrval on Maarja. Ja tere. Minu nimi on Ivan ja me oleme külas täna. Me oleme külas Jaan Puidetil, kes ei ole jalgpallur, kes on korvpallur. Korvpallurit pole meil vist olnud kunagi episoodis, kui ma õigesti. Me oleme laskesuusataja olnud. Kossumeest küll ei ole olnud. Me oleme lauljad olnud, koomikud olnud, aga korvpallurit pole olnud. Aitäh, et vastu võtsid, Anja. Ikka. Suurepärane koht ja ma ei tea, selle episoodi koodnimi on vist Mida ma siin teen ja miks Jaan Puidet siin on. Okei, see selleks. Täna siis räägime elust Valladolidis, ma ei tea, korvpallist, jalgpallist ja kõigest muust on ju. Et ma ei tea, kuna ma ei ole eriti kossu inimene on ju, tunnistan seda täitsa ausalt, ma vahepeal esitan sulle ilmselt väga palju rumalaid küsimusi. Ma loodan, et sa ei solvu. Kõrval on Maarjo, kes on meie projekti korvpallispetsialist ja analüütik. Aga mitte meie stuudiopaneeli nüüd ekspert, seda rolli ma ikkagi ei võta, et ma tahaks arvata, et Jaan teab minust korvpallist rohkem, aga mõtlesin, kui sa tegid selle jutus, mina oleks teinud selle peale, et suur jalkafan Jaan Puidetu vaata, ja see korvpall on siuke, nii nagu ta on. Ja tegelikult siin olen. Sest ma olen kõik Karli mängud, mis Karl on nagu mänginud siin, siis ma olen igal mängul kohal olnud. Et ma kodumängudel olen nii kui võimalus on, kui mul endal just mängu ei ole olnud, siis ma olen alati nagu teda vaatamas ja kuidas ta läheb ja kõik niimoodi, et... Ja kas see on seotud nagu Karliga ka see aasta või kui näiteks sa oled siin juba 5. aastat vist või 6 juba? 5. aastat olen siin, aga jah, ma arvan, et see on Karliga rohkem ikkagi seotud. Varem käisid niimoodi 3-4 korda vaatamas. Ütleme niimoodi aasta jooksul. Okei, siis kui nad mängisid varem ka esimeses liigas, siis oli nagu, käisid ikkagi Madridi ja Bartsat käisid ikka vaatamas need suuremad võistkonnad. Aga nüüd kui Karl on, siis on küll iga kord läheb kohale, ikka omadel hoiab põiat ja... No spordifanina ka vaata. Spordifanina ka, jah, see ongi. Aga sa suhtled ka temaga nagu vabale, Delfi tegi vist loo, et ma ei tea, et seal sõnastati suured sõbrad, et mis suhtest oled? Ma ei tea, kui suured jah, ei ole nii, et me oleme mingi parimad sõbrad, seda on nagu raske, aga selles mõttes, et no ikkagi sa hoiad kaasmaalasi, eriti kes on nagu oma ninnas, sa hoiad silma peal, kui nagu mingit tuge vaja või mentaalselt või rääkida vaja, siis alati oled olemas ja ma arvan, iga nädalaselt ikka 1 või 2 korda nädalas, ma arvan, midagi nagu kribama vahel, küsime, kuidas läheb või kuidas on või pärast ongi, kui on mingi raske kaotusi saanud, siis saad aru, et sa oled nagu ise kui sportlasena saad aru, et teisel inimesel on võib-olla natukene, ma ei ütle, et nagu raske, aga ikka elab läbi, vaata, ta on ka ju. Ta tahab ka võita, aga kui sa ikkagi saad kaotad 2-3-0 või midagi nõukast, siis sa oled nagu ikka ju paneb pea maha ja siis oledki, et kui tahad rääkida, olen siin ja tahad, lähme välja, ajame juttu või ma ei tea, lähen külla tema juurde või nööda, nii et vahepeal käime bowlingut, oleme käinud mängimas ja niisama aega võtnud. Olgu siis täpselt ka kuulajatele, kes ei tea, siis Jaan mängib Real Valladolidi kossutiimis, mis on tegelikult nagu sama organisatsioon. Et ma tahtsingi nagu küsida, et kui palju üldse, me teame vaata suuri, ma ei tea, Panathinaikosed ja Olümpiakosid, kus on ka samad organisatsioonid, Barcelona, Real Madridid, palju siin üldse nagu klubi sees jalgpalli ja korvpalli osakond omavahel nagu, ma ei tea, koos käib siis või üldse seotud omavahel on? No selles mõttes, meie saame nagu, mõlemad mängudel saavad käia, vaata, et see on nagu, käib asja juures. Aga koos käib see asi on nii, et ikka jalgpall on number 1 ja siis koss on nagu nii-öelda kuskil seda taga. Ma kunagi olen kuulnud isegi fakti sellega, et kunagi kui Ronaldo nagu selle kossuklubi ära ostis, see oligi ennem seda, kui ma siia tulin, see oli natukene ennem seda aastat, siis ta vist ostis selle ära kas $500,000 või isegi vähema summa eest. Ta väga palju nagu ei pannud siia see raha, see lihtsalt sai nii-öelda kaasa. Ja nüüd on nagu kossuklubi natuke suuremaks läinud, aga ikkagi see, mille eest ta selle kätte sai, see oli põhimõtteliselt mitte millegi. Ma olen isegi kuulnud seda, et Madridi Real, kes on siis kossusne, ütleme, totaalne tipptiim, valitsev tiim, et seal on räägitud seda, et kui jalkatiimi poleks, siis kossutiimi saaks üldse elada, et tegelikult eelarve on ju miinuses kossutiimil, et lihtsalt jalka pealt elatud sellest. Ja meil nii ei ole, meil on ikkagi need nagu eraldi, et meil vist jalka peaaegu üldse ei toeta ka meid eriti. Et mingi raha tuleb sealt kindlasti, ma tean, et eelmine aasta oli suurem, see aasta võeti nagu kärpisid seda. Aga jah, see läbikäimine on nii nagu on. Et ta ei ole, võiks olla parem. Me iga aasta alguses käime küll seal jalkas, vaatame, kõik need riietusruumid asjad üle ja
uutele mängijatele eriti on nagu ja vaata, kui suur see kõik on ja vaata meie staadionit, aga siis ongi, et antakse sulle pilet näppu ja mine nüüd tule nüüd vaata meie mängu vahepeal ja ega rohkem eriti nagu ei käi. Pilet on tasuta siis ikka meeldan, jah? Ja, see õnneks on piletid tasuta. Et ei pea neid Ferraridega sõitvaid jalgpallureid vaatama ise jalutades mängule. Jah, see ei ole päris nii, et tead, vahepeal isegi ei imestaks, kui peaks niisugused asjad ka läbi käima. No kuidas Hein siia sai oli, rääkis Heinast, et kuidas siia sai on ja kes siis oli esimene, kes ühendust võttis, sina või tema? Ma nägin, et ta mulle vist keegi tuttav ütles, et kuule, et sulle tuleb ja siis ma kirjutasin ise talle, et kuule, kui midagi vajad, anna märku, ma olen siin ja tean nagu kohti ja ikka teeb teisel inimesel elu nagu lihtsamaks. Aga jah, pärast seda siis ongi nagu hakkas, ma arvan pärast mingi 3. või 4. mängu, siis hakkas nagu rohkem nagu suhtlema ja läbi käima, ütleks nii. Arusaadav, no jah, see, kurat, ma vaatan kogu aeg see vaade su taga, see ei saa seda edasi anda. Oota, kinnitame seda kiiresti, et kossumehed Valladolidis ei ole üldse halvasti ja asukohta. Sellepärast on 5 aastat rasket tööd ja vaeva saanud ja siis jäiti näe nüüd korter nagu kätte. Et ma arvan, et ühtegi kossumeest, kes Raekoja platsil Tallinnas elaks, sellist ma ei tea veel, võib-olla sa tead. Võib-olla Graamos on, ma ei ole kindel. Aga Hein, kui läks siia üle, see oli mingi 24 tunni mingi impulsiivne otsus, ta on rääkinud sellest tuleminekust. Kuidas sina sattusid Valladolidi üldse? Tead, minul tuli ka samamoodi väga nagu kiire otsus oli, et ma mäletan, mängisin TalTechis sellel ajal ja oligi, agent helistas. Nüüd on võimalus Hispaaniasse minna, Hispaania esiliiga siia. Siis nüüd täna õhtuseks pead nagu ära otsustama, mingi ma arvan, 12 ajal helistas või midagi nõkist ja isegi vist on 2, vist oli ennem trenni helistas, nii et ennem õhtust trenni. Ja siis pärast seda, kui kõne olin kätte saanud, läksin managementiga rääkima, kuna Hispaania on nagu minu nii-öelda unistuste koht, kus ma olen tahtnud mängida, siis nagu minu jaoks oli pärast seda kõne oli nagu otsus oli väga lihtne, et oli, jah, ma lähen ja nüüd oligi see, et kuidas me selle managementiga nagu saame kokkuleppele, et nii-öelda ma saan nagu ära Eestist minna. Ja eks see oli natuke nagu oli ikkagi hõõrdumist, et Kossus vist sel tasemel väljastusummas ju väga ei ole. Ei ole. Aga lihtsalt sellel hetkel nagu TalTechis nagu olid siiski üks nagu põhimängijaid ja siis nendel oli nagu ikkagi see raske on jääda nagu mängist lahti ka. Endal oli ka ikkagi raske ära minna sealt, sest teadsid, et sul on nagu suur roll seal. Aga mis hetkel see oli, kas oli nagu keset hooaega? Ja keset hooaega. Mingil suvalisel veebruaril või midagi? Minu arust oli detsembris isegi oli nii, et oli koondise aken ära, olin koondise aknast tagasi ja tegin paar trenni tegin ära. Kuule, et nüüd tuleme, sest ennem seda oli siin tegelikult teine eestlane mängis. Kes see vigastada? Paasaja vist äkki oli. Paasaja mängiski siin. Aga tema asemel tulidki, jah? Tema on Vilju praegu naudid. Sa sama korter käimsid Paasaja. See on jah. Aga jah, oligi Paasaja see vigastada ja siis tuli järgmine kõne tuli mulle. Ja nüüd tagantjärgi olen rääkinud isegi manageriga, et oli ennem seda, me olemegi nagu Paasajaga on olnud siin, et üks on ja teine on olnud. Et siis esimene aasta, kuna Paasaja oli vigane siin, ta ravis ennast siin, siis selles mõttes minul oli nagu väga palju lihtsam, sest oli nii-öelda keegi oli ees ja teine eestlane oli ees, vaata, kellega ma sain kogu aeg suhelda. Me olime ühes korteris ka veel. Aga praegu vist teil on ka mingi noormängija on tiimis, kui ma nüüd õigesti olen. Ja Gert Suvi on ka veel. Ta vist esimesvõistkonna piiril väga pole jõudnud, aga ikkagi mingi eestlane on linnas olemas veel. Ja ta on ühes karikamängus on mänginud ja on ka liigas pole veel mängu vist. Jah, liigas pole mängu saanud. Aga jah, noor 18 aastane, ta on veel keskkoolis või lõpetab praegu keskkooli. Ta elab Ühikas ja tuli poiss on. Ma äsken mõelda, pikk tuli poiss on. Aga kas Kossus on ka, sa ütlesid, et elab Ühikas, et kas siis, ma ei tea, me teame süke Kossu nagu suuremad akadeemiad ja Jalkas suuremad akadeemiad, minnakse nagu noored välismaale, et ta ongi nagu selline Ühika elu ja akadeemia värk, et kas siis siin klubis on ikka akadeemia nagu olemas? Siin on nagu akadeemia olemas. Et tuuakse ka nagu välismaalt ka just mängijad? Tuuakse välismaalt ja mängijad ikkagi. Et selles mõttes, mitte nagu Kossus ei ole, ta on tegelikult, ta elab Jalka akadeemias, et ta on seal Jalkaga ja nende Jalkapoistega on koos. Väga huvitav süsteem. Kas Hispaanias nagu Kossu liigas ei ole mingit välismängijate piirangut või midagi sellist?
ma tean, et vist on 2 ameeriklast võib meie liigas olla. Ma ütlen, ma nii täpselt ei ole, aga eurooplastega ei ole probleem. Minu arust ACB-s võib väga palju juba olla, et ma ei ole nagu nii täpselt nendega kursis, ma ei ole, ma ütlen, nende reeglite palju võib ei ole, sellega ma ei... Siin ühesõnaga piirangud mingid ei puuduta? Mind väga ei puuduta, no. Okay. Nii pikalt olnud ka, et enam nagu väga ei vahet ei ole. Aga noh, räägimegi siis natuke sellest linnast, et nagu me siin enne ka omavahel natuke arutasime, et mulle see linn on siin 1,5 päevaga päris hästi sümpaatse mulje on jätnud, et kus ma arvan, tegelikult nagu midagi on teha, aga sportlasena on tegelikult päris hea keskenduda ka spordile. Et 5 aasta, et noh, mis siis linnas hoiab, et kui jätta nagu kõrvale see, et Hispaanias on unistus on, et noh, tegelikult Hispaanias on ka muid korvpalliklubisid, et kuskilt isegi oleks nagu mujalt pakkumisi, aga oled jäänud nagu truuks sellele linnale ja klubile? Ma arvan, et see, kuidas nad kohtlevad, kuidas nad kohtlevad, kuidas nagu ongi, et klubi management nagu väga hoiab, pluss noh, fännid ka nagu hoiavad, et ei ole see, et sul on korter ja kõik need, aga lihtsalt noh, et kõik asjad nagu üritatakse teha nii professionaalselt ja nagu su elu nii lihtsaks kui võimalik on. Et ei teki mingid, on olnud klubisid, kus ongi nii-öelda rahaprobleemid ja ma ei tea, autoprobleemid ja korteriga on probleemid ja ma ei tea, tekitatakse probleeme, kus ei ole. Siin väga üritatakse kõik nagu korras hoida. Ikka igas klubis on võimalik nii, et sa võid küll mingite asjade üle nuriseda. Siin on ka samamoodi, võib alati nuriseda mingite asjade üle, aga need on nagu nii, need minu jaoks ei ole võib-olla nii tähtsad asjad, mille üle ma nurisen ja ma ei tea, mis linn ka sobib, fännid sobivad mulle, sellepärast nagu on nii pikalt siin olnud. Ja ma tunnen väga-väga koduselt ennast siin linnas, ütleks näeda. Ja fänne siis käib vaatamas palju Hispaanias liigat, et mitmed tuhanded ikkagi, et rohkem kui Eestis kohast. Jah, et on, ma ütlen, nagu ennem ka rääkisime, et viimased 2 mängu on näiteks on olnud 4000 on saalis olnud. Ma arvan, et varem seda oli ka niuke vähemalt 2,5-3 on kogu aeg on kohal. Meil saal mahutab, saalist mahutabki 6000 kokku. Et ikkagi päris palju rahvas käib alati. Tekib ikkagi peaaegu nagu täismaja tunne. Ja. Aga Kossusaal, vaata paljudes kohtus on ka see, et Jalka nii-öelda Stata ja Kossusaal on nagu kõrvuti või samas kompleksis, et Kossusaal on kuskil mujal siin. Ja, tegelikult seal, kus hotellis, et selle lähedal on. No, sa oleks Kossu mängima. Vales kohas. Seal lähedal, aga jah, meil on nagu eraldi on. Aga muidu on, saal on väga okei ja mõtlen, see ongi see organisatsioon on nagu hoiab nagu hästi ja on mind väga hästi hoidnud. Ja rääkisin ka just, hiljuti käisin, meil tuli üks uus mängija, tuli nüüd 6 aega tagasi ja temaga ka nagu nüüd käisime õhtus söömas ja rääkisime juttu nagu kuidas elu on ja kuidas talle meeldib ja mis ta on. Talle nagu väga meeldib siin just sellepärast, et esiteks see linn ei ole mingi meeletult suur nagu Madrid, Barcelona ja see lihtsalt meeletud rahvamassid. Väga mõnus niuke Tallinnast natukene väiksem, 300-350 000, kõik asjad on olemas, rahulikult saad linna peal ringi käia, keegi linna peal ei tule sulle ütle, et et kaotasite mängu, et saad aru, et hakkab sul linna peal midagi seletama. Ja linna peal tuleks ainult siis, kui sa valest uksest bussi sisenud. Ja siis see on jah nõhkas, seda siin ei lähe läbi. Aga jah, aga muidu nad nagu, ta ütles ka, et nagu klubi management nagu kohtleb teda ja tema pere nagu kohtleb nagu nii hästi, et kui tal on probleemid on, siis see lahendatakse kiirelt ära ja kõik on nagu korras. Aga positiivse poole pealt, et sa ütlesid, et kui läheb halvasti, siis keegi linna peal mõllama ei tule, et keegi ulta sulle lõuga ei anna, aga kui jalgpallit tuntakse linna peal nagu väga hästi ära, kas Kossumehi ka nagu tuntakse? Jaa, ikka tuntakse. Ikka tulevad, ütlevad, et kui läheb ja see hooaeg on nagu halvemini läinud, siis ütlevad, okei, proovige paremini ja mis seal ikka on ka muidugi, on ka neid, kes tulevad, ütlevad linna peal, kuule, mis toimub, miks umbes kaotate. Aga jah, ei, muidu on nagu okei. Tuleb ikka, et ühesõnaga, et linnas keegi tuleb ja küsib pilti või midagi sellist? Jaa, seda on ikka, see käib alati asja. Praegu on nagu, selles mõttes on naljakas Karliga praegu siin koos olla, et ma ei saa aru, kuidas, enda arust me ei ole väga ühesugused, aga linna peal vahepeal on see, et läheb Karl ja ei see on vaata umbes sama, et eestlane vaatab mingit asiaati on ja siis meil tunduvad nad kõik nagu liiga sarnased on, aga omavahel tegelikult ju niimoodi ei ole, et me oleme ka samamoodi, et siin Lõuna-Euroopas on Põhja-Eurooplane. Ja ongi nagu päris palju on. Karlil ajatakse sassi ja
oleme koos ka väljastanud, siis on ka need, et nagu vaatan need, et jäetud nagu õige. Aga tegelikult sul on niisugune väravõi keha küll, vaata, et õlad on nagu tugevad. Me oleme tegelikult ühe pikad ka, meil on isegi kui me oleme koos aega veetnud, siis oleme nagu rääkinud, meil on üks sama suur jalanumber ja kõik mingid nõuksed asjad, me oleme suht ühesugused, noh. Aga noh, näost nagu vaatad näkku, siis tegelikult ei ole. No ei ole muidugi, aga noh, selles mõttes, et kaksikut ta kindlasti ei ole. Aga seda tunnet ei ole tekkinud siin nagu jalkarinnas olles ja kasvõi vaadata Karli elu, et oled nooruses vale spordialaga hakanud tegelema? Ei ole seda tunnet ei ole. Ma ei tea, kas ma päris väravaht või jalgpallur oleksin, ma ei tea, Öeldakse, et kui sa oled nagu võistkonna nagu spordis oled päris hea, siis üldiselt oled nagu kõikides enam-vähem hea. Et noh, ei ole niimoodi, et sa oled, ma ei tea, jube kossumees ja siis sa, ma ei tea, võrkpalli üldse ei oska või ma ei tea, jalgpalli üldse ei oska. Selles mõttes sa oskad kõiki nagu sporti teha, et see käib nagu asjaga kaasas, ma arvan. Ma ütleb, ma nagu jalkas mingi julm mängija oleks, aga noh, ma arvan, et nagu mingitest asjadest saan aru. Ma kaitsena saaks ikka hakkama, ma arvan. Kossi ikka oskab. Kossi ikka, kui oskad seda. No kossu sa oled ka siuke pigem võitluslik mängija. Selle ma võin ikka ära teha, no. Keegi tuleb, väikse paugu ja... Ütleme nii, et selle Valladoliidi esiründaja vastu saaksid kindlasti hakkama. Ja, ütleme, me seal ka väga positiivselt ei olnud nagu meelestatud mängul. Aga noh, sa ütlesid, et fännid enam-vähem positiivsed, et jalkamängul, kui me käisime siis eile siin kõik koos vaatamas, siis ikkagi osad jalgpallurid said ikka päris tugevat vilet ka, et seda oled ka ikkagi kossumehena tundnud nagu hallis või... Ja, no ma ütlen, et see aasta nagu meil sai eelmine treener sai kõvasti ikka, no. Ikka öelda, et nüüd nagu treener välja aitab küll sellest, et vahetage ära, et ega nagu hispaanlased nii-öelda platsi kõrval, kui nad on nagu mängul vaatavadki mängu, seega nad väga vaiksed ei ole, Nagu eile mängu, nagu te nägite seal ka, siis oli samamoodi, et üks mängija kogu aeg puutus, siis ta ütles midagi oli... Ta ütles midagi vist fännide kohta. Ütles, et fännid peaksid rohkem teda toetama ja siis fännid hakkasid toetama teda. Hakkasid tema vastu, ütleme niimoodi nagu tegema, et see nagu on jah, siin... need jalkaoltrad, need on nagu vähe ikkagi hullemad on, et... Aga vaat, sama organisatsioon, sama klubi president, et jalkafännide puhul me oleme nüüd näinud, et klubi president neil nagu väga ei sobi. Aga kas sarnased protestiaktsioonid fännide poolt tulevad ka Kossusaali üle või seal seda Ronaldo vastasust niimoodi ei ole? Ei ole sellist asja. Ma olen Ronaldot näinud Kossusaalis üks kord. See oli esimene kord, kui ma olin lepingu alla kirjutanud, jõudsin kohale ja neil oli mäng. Rohkem ma teile Kossusaalis näinud ei ole. Kusjuures väga sarnane lugu Karliga, et Karl ütles ka, et ainult debüüdil nägi teda, et pärast seda pole näinud. Ma arvan, see ongi kompleks. Tundub, ta vaatab selle uue mängi üle korras järgmine kord. Põhimõtteliselt on, ega ta rohkem ega ta ei käi nagu mänge vaatamas ka siin. Aga tal ei ole tervislik praegu käia ka, eriti neid vaatamas. Tegelikult mõtle sellele, sa oled seal, sa paned siia, ma ei tea, palju ta on siia raha alla pannud, mingi 40 miljonit paned alla ja siis sa tuled mängu vaatama, nii-öelda nagu omanik ja siis rahvas saadab su sinna kohta ka selle peale, et sa nagu aitad seda nii-öelda linna ja klubi ja teed seda suuremaks. Ega ise ka ei viitsiks väga minna ju. Ei tahaks vaatama seda klubi minna. See on, ütleme, spordis on nagu selles mõttes nagu ühelt poolt nagu raske, teiselt poolt on lihtne vaata, et omanikult nagu nõutaks seda, et paneks ainult raha. Kõik muu tegelikult ei ole oluline, et ta võiks olla nagu, vaata omanikke on ka niisugused nagu Hanson vennad, kes on tõesti klubi juhtimise juures igapäevaselt, ja see on, teame tänapäeval, ma ei tea, mingit Araabia šeike, kes tegelikult ju sellest mängust tegelikult suuresti midagi aru ei saagi, kui nad raha panevad, siis kõik on hästi. Ronaldo võiks ju saada tegelikult. No tema võiks aru saada, kuigi ma ei tea, kas ta Kossus saab aru, vaata. Ma mõtlengi, et jalkas nagu on samamoodi, ikka jalkas on ju, kõigil olid need kollased lipud ja särgid sellega, see on ju kõik Ronaldo vastu. Jalutasin siis kui mängule jalutasin, siis nägin ka samamoodi. Üks vend tuli, oli ilusti reaalvead särk seljas number 9 taga ja fuck Ronaldo. Mida sa lähed mängule, mida sa teed sellega, miks on vaja seda asja näiteks? Aga kuidas näiteks meedia üldse sellist asja kajastab üldse, et või mis poole meedia ma olid, kui sa, ma ei tea, loed sa üldse siin kohalikku meediat? Midagi loen, väga ei keskendu sellele. Eks neil ikka on, nüüd kirjutavad katastroofi kõik need asjad ja no, ei tea. Üldse on kuidagi see aasta on selle jalkaklubi, neil on nagu alustasid küll väga hästi, said siin võidu ja kõik juba mõtlesid ime asju veelas, aga no... Lähme meistrite liigasse juba. No jah, midagi nõukest. Ma olen ka juba kuulnud, et umbes lähme Euroopasse mängima ja kõik nõuksed asjad. No, sinna see praegu nagu ei ole nii hästi see siin. Aga jah, ma ei tea, eks neil on ikka. Ma olen nagu, mis ma olen nagu oma võistkonnakaaslased, kes nagu rohkem jälgivad ja nad on nagu jalkaga võib-olla rohkem seotud kohalikud, siis nad nagu ütlevad, mis mulle endale väga meeldib on see, et Karli
ükskõik, mis mängud on, siis alati teda näiteks kiidetakse. Et okei, saavad pähe, aga kui on noh, ikkagi ta nagu oma töö on alati ära teinud, et ei ole nii, et tuleb, ma ei tea, ütleb mul võistkonnakaaslane tuleb, kes nagu jälgib, ütleb, no, mis asja eestlane teeb, no ei päris nii ei ole, et alati nagu tuleks, et noh, kahju, et noh, kaitse ja kõik nagu see klubi on niimoodi kehvad, noh, klubi asjad on nagu kehval tasemel, aga noh, vähemalt eestlane nagu mängib, siin klubis mängib hästi. Aga kas Kossu meeskonnas ka üldse niisugune asi nagu tuleb jutuks, et noh, ma arvan, sul ilmselt Kossu nagu tiimikaaslased teevad, et Eesti nagu kõige suurem riik ei ole ja nüüd tuleb mingi eestlane tuleb jalkat ka veel mängima, et kuidagi nagu pööratakse rohkem tähelepanu sellele või see ikka lõpuks on tegelikult suht suva, et kus keegi pärit on, peaasi, et mängib hästi ja kõik on muu on fine. Jah, sellest on suva, peaasi, et mängib hästi, ütleks niimoodi. Noh, ta on tegelikult väga hästi mänginud siin. Ta on nagu oma töö on väga hästi ära teinud, et mingid olukorrad on, mis on tekkinud, kus võib-olla on olnud, aga need on üksikud. No. Ülejäänud korrad on kogu aeg on see, et noh, kaitse lihtsalt ei pea ja ta on mingi 2-1 on umbes, kaks ründajat ja tema on lihtsalt väravus ootab seal, mida sa teed seal? Noh jah, me siin mängulgi vaatasime, et ma ei tea, seal väravus oleks võinud ka mina enam olla, need pallid on ikka püüdmatud, et seal ei ole suures plaanis nagu vahetanud. Eile oli üks päris kena ikka väravalisse viia. No jah, ütleme, et ilusti on taha riste võimalik lüüa, aga noh, sa Kossu mehena tead ka väga hästi, et tühjast saalis on väga lihtne siis lisata, aga keegi sul ikka nagu kaitsed ka mängib, siis ei ole nii lihtne. Siis nii lihtne ei ole jah. No see oli kaitse ka ja saad. No imiteeris seda kaitsema. Imiteeris seda kaitset. No ilmselt kui Hein tuli, siis sul enda klubis oli ka, et kuule, nüüd on eestlane jalkas ka. Ilmselt sükest asja ma kujutan, et ikka oli nii palju pandi tähele ilmselt. Ja ei seda pandi ikka väga nagu, ma mõtlen, nagu me tegime siin vist on ka mingi, ma ei tea, mingi loo vist oleme teinud või. Midagi on, et siin on ikkagi nagu on asjad nagu on toimunud sellega, et nagu 3 eestlast on nüüd linnas ja ühine nagu... Mingi Sokkerneti jalkaportaal isegi refereeris seda, et mingi kohalik ajaleht tegi mingi loo. See on tegelikult, vaata, jumala kõva, et mingi Valladoliidi kohalikud on nagu kohalikul tasemel on spordi nagu mingi ajaleht, ajakiri, et Eestis on see, et noh, hea kui Delfi vaata kirjutab midagi, et siin on nagu igal linnal on oma mingi spordi see. Me olime hotellis ja siis seal oli see päevane, nad jätavad nagu ajalehe ja seal oli ainult spordiajaleht AS, vaata. See oli nagu, noh, nad teadsid, et see on kõige tähtsam inimeste jaoks, et ja muidugi seal oli jalgpall mingi pool ajalehest, Real Madridi mäng oli mingi lahatud, taktikaline, mingid emotsioonid, kollased jutud, kõik oli nagu läbi lahatud, et see on nagu, meie jaoks on see nii teissugune maailm ja noh, kui me jõuaks kuidagigi sinna lähemale, oleks super, aga noh, me oleme ikka väga kaugelt. Ja, aga noh, siin linnas on, näiteks ongi see linn on väga sportlik linn on mõnelast, et okei, sul on suur Eesti mõistes nagu väga suur nagu jalkaklubi, sul on Kossu klubi, siis minu arust on siin kaks väga tipptasemel rugbypuuli ka veel, pluss on käsipall on väga kõva on, et ongi nagu igas selles valdkonnas tegelikult on sul nagu noh, korralikud klubid on klubimeeskond. Aga need alad on ka siis teie organisatsiooniga seotud või need on eraldiseisvad? Minu arust kas käsipall on kuidagi on seotud. Käsipall on minu arust natukene seotud ja rugby minu arust ei ole. Rugbyga oli minu arust isegi siin, üks päev oligi. Linnaväljakul tehti Guinessi rekord, tehti, mis see on need? See, kui nad on rugby's on kõik hoiavad kinni ja nad lükkavad üksteist või... No, ma tean küll, aga mitte ma väljendist. Ma väljendit ei tea. Ma tean ainult touchdowni on, aga see ei ole see vaata. Jah, aga seal on... Pole sama ala. Jah, ma mõtlen, aga selle... Oi jumal, nüüd on täitsa piilik. Selleks on natuke lappesse ka polullu. Aga lihtsalt olegi, siin tehti mingi rugbyga seoses mingi suur üritus ja... Minu arust, kas Fidži või kellegi niuke rugbymeeskond on siin käinud ka mängib, või Uus-Meremaa vist käis siin on, mängisid nagu ka, et see on jah, väga niuke ootamatult nagu erinevad spordiüritusi kõik need on, isegi lähed linna peale, lähed siin jõerde jalatamis kogu aeg keegi jookseb või tuleb vastu ja suhteliselt aktiivne linn. Hispaanlased on ju üldse edukad nagu eriti pallimängus, no üldse tegelikult igas spordis vaata, tennisistid, neil on ülitasemel koss, jalka, käsipall, sa mainisid, on ju võrkpall. Padel on ka tegelikult väga suur. No padel on meil ka suur nüüd Eestis. No padel on siin nagu väga suur. Aga selle 5 aasta jooksul, kas sul on nagu tekkinud aimdus, millest see edukus tuleb, miks nad on nii edukad?
kas see sellepärast, et on neil tegelikult nii suur rahvamass on ikkagi, kui sa mõtled seda. Arvad ainult selles või? Aga paljud riigid on suure rahvamassiga, ei ole nii edukad. Piltlikult öeldes mitte, et Prantsusmaa väga edutu oleks ja nii, aga tegelikult Hispaania on ju, ma ei tea, Prantsusmaast pallimängudes oluliselt edukam keskmiselt. Kus see tuleb? Süsteem, ma arvan, et süsteemne nagu töötamine on kindlasti see, mis aitab neid. Aga muidu on ikkagi, ma ei tea, kui sa võtled sellega, et praegu nagu meil on Tallinn on suur, see linn on täpselt sama suur, peaaegu sama suur. Siin lihtsalt enda akadeemiast näen ka palju tegelikult mängijaid nagu läbi käib, kui palju erinevaid nagu mitu erinevat vanusegruppi on. Siin on täpselt kõrvallinnad on samamoodi, et neil on nagu teatud linnad fokusseerivadki näiteks ühele pallimängule. On kõrvallinn Valencia on väga fokusseeritud tegelikult korvpallile, mitte jalgpallile. Lähed Burgosesse, Burgoses on samamoodi, korvpall on tähtsam kui jalgpall. Seal oleneb natukene nagu linnas ka, et siis ongi, et ma arvan, mõnedest linnadest või mõnedest regioonidest ongi, et neil on nagu regiooniti ära jagatud, kus tulevadki rohkem nagu näiteks korvpallurid välja, mingist enamat regioonidest tuleb hästi palju näiteks jalgpallurid välja ja siis sellepärast nad võivadki mingi edukus olla, et näiteks nendest regioonidest mängijad tulevadki. Ja siis, kes on nii-öelda talendid, kes tulevadki mingi väiksematest kohtadest, siis neid ju tuuakse kohe üle igasugustesse akadeemiastesse. Kohe minnakse Reali, Partsasse, sul on Juventudi, kõik need akadeemiad, kõikidel nagu klubidel on oma akadeemiad, et see annab ikkagi, ma arvan, väga palju, võistkonnaspordi poolest ja pallimängud just väga palju juurde. Eestis on, Audentes on, kes töötab, Reinar Hallik töötas ka, Kossus nagu rohkem ei ole, ma Jakas nagu ei tea, Flora vist on nüüd... Ei saa akadeemiaid nagu nimetada, selles mõttes nagu akadeemia. Nõmme vist on ka midagi... Ei, seal on head noortesüsteemid, aga seda... Aga mõtlegi nagu selle nurga alt, et nüüd kui sa oled siin olnud, näed nagu noori mängid Hispaanias, kui sa nagu mõtled ise selle peale, kui sa noor olid, et kui palju sul nagu tänu sellele jäi midagi nagu taamata, et võib-olla mingid tulevikupotentsiaali mõttes, kui sa oleks olnud juba siin, ma ei tea, 15 Jaan Puidet on Hispaanias akadeemias, et võib-olla samm oleks nagu palju kõrgem olnud, et kas sa seda tunnetad ka, et sul Eestis oli nagu ülikeeruline võrreldes nagu, ma ei tea, praegust Hispaania konkurentidega tänu sellele? Ma ei tea, kas seda oli, et kas just see, aga ma ütleks pigem oli see, et sellel ajal, kui nagu mina nii-öelda mängisin või sellel hetkel, kui pidi nagu tegema nii-öelda mingi sammu kuskile nii-öelda Eestist välja, siis sellel hetkel tegelikult nagu öeldi, et ei, et miks sa nagu Eestist välja lähed, et siin on väga hea soe ja mugav, et teeme siin tööd ja saad siin hästi mängida ja kohe järgmine aasta lähed meistriliigasse ja kõik on nagu korras vaata. Et nüüd nagu on pigem see, et saadetakse nagu noor mängija, kes on Eestis ja tegelikult saadetakse kiiresti välismaale, et nagu nendesse akadeemiatesse. Et ma arvan, et ongi, kui Eestis nagu oleks püsivalt mingi niuke, kus sul on nii-öelda väljund Euroopasse, et sul on üks võistkond, kellega sa lähedki, üks hästi tugev, kes mängibki Euroopas, kus sa nagu pürgid. Et näiteks Leedus, kuidas on Kaunas ja Žalgiris, on korvpallimõistus, kes mängib Euroliigas, kõiki tahavad sinna saada. Et see aitaks kindlasti väga palju. Aga kas Eesti Kossu meil ei ole seda, tõike väga hästi selle näite, Žalgirise näite, sellepärast igal edukas tahab Žalgirisse jõuda. Eestis võiks ka olla see, mulle endal nagu tundub, et võiks olla, aga tegelikult nagu päriselt vist ei ole. Kõik tahaks nagu jubedalt Kalevisse jõuda. Jah, võiks küll olla. Sa ise ei taha Kalevisse jõuda, ma räägin, sul on ka kaalukausil enam. Ma olen Kalevi kasvanud. Ei, no sa oled Kalevi kasvanud. See ongi lihtsalt ei ole. Oled mänginud võib-olla 5 mängu nende eest või võib-olla natuke rohkem, aga põhimõtteliselt ei ole mängidki nende eest, Eesti parim klubi. Aga ei, minul oligi, mõtlen, ma nagu oligi, et välja saada, mängid Eestist nagu välja saada. Ma arvan, päris paljud noored on ka samamoodi, et tahavadki lihtsalt välja saada. Et väljas mängida ja ollagi Eestist eemal. Aga see ongi see, et nagu Eesti, kunagi Kalev oli väga suur, nõukogude ajal oli väga suur nagu klubi ja kõik nagu tahtsid seal olla. Aga praegu nagu ei teki nagu seda tunnet. Ma arvan, Gramma muidugi tean nagu, kes seal ju mängivad, ma olen nendega rääkinud, nad on siiski väga palju samme nagu edasi teinud ja nad väga, tegelikult mängivad väga hästi. Ja nad Euroopas ka ikkagi nagu kohes juba esindatud, et nad üritavad kogu aeg nagu kõrgele saada. Aga see ongi nagu pikk protsess, kuni nad lõpuks sinna kuskile tõesti kõrge üles jõuab, siis hakkab nagu nooremad hakkavad mõtlema, et ma tahan kindlasti Grammasse saada.
Ja kas sinu meelest ei ole nagu natuke paradoksaalne minu meelest, jällegi, et sa võid mind parandada, kui ma eksin, onju. Aga ma julgen väita, et Kalev Cramo on vähemalt sama tugev võistkond kui Real Madrid, onju. Või ütleme, suurusjärgud on ilmselt umbes samad. Ma arvan küll, et me oleme suurusjärgud, ma arvan, et me oleme samad. Ma arvan, et praegu kindlasti Cramo on nagu tugevam. No isegi võib-olla jah, ütleme sammu pleisi kees. Ja sammu ees, et nad on ikkagi, neil on selles mõttes kvaliteetsevad mängijad ja ma arvan, et budget on ka isegi võib-olla suurem. Ja jätame muidugi need elamistingimused ja kliima, mis on loomulikult siin parem, aga ikkagi Eestis unistus on saada nagu kuskile mujale, mitte et olla siin selle Eesti tiimi, ma ei tea, tippmängija ja kuskile nagu selle Eesti tiimi edasi viia. Ma ei tea, sa enda nagu näitel, et millest see nagu nii väga tuleneb sellest, et sa pigem tahaks nagu välismaal olla, mitte Eesti tipptiimis. Ja ma arvan, okei, sa ütledki, et jäta elukvaliteet ja need kõrvale. Tõesti, ma olen ka siin poes käinud, on hea odav, väike paistab veebruaris, jube äge. Aga spordi poole pealt just. Võib-olla, okei, tegelikult ma ei tea, kuidas praegu on, vaata, see ongi, ma ei taha nagu midagi öelda. Võib-olla ongi see ei ole nagu, Cramo ei ole nagu organisatsioon, kus kõik nagu tasemed on ilusti nagu ära teedetud. Et sul ei ole nagu konkreetne püramiid, et sa teed nagu kõik selle ära, siis sa saadki sinna üles. Et näiteks neil ei ole minust oma saali, kus nad mängivad. Nad mängivad iga päev, iga kord ja kuskil erinevates. Okei, enamalt on ikkagi, kas on Kalevi spordihall või on Saku Suurhall. Aga vahepeal mängivad Tiit Saku või Nordi spordihoones, on mänginud Enteses, selline asi juba on niuke, et sul ei ole nagu üks koht, kuhu kõik see nii-öelda fännid ja noored ja kõik see nagu koguneb. Et sul see tegelikult, sul see üks koht puudub. Et see on juba väga suur asi, ma arvan, et mis noort inimest nagu mõjutada võib just, et see ongi see, et okei, neil nagu ei ole seda, seal ei ole nagu, sa ei kogune sinna, sa ei vaata seda niisuguse pilguga, vaid sa vaatad just neid teisi klubisi, kus on nagu nii-öelda see saal, kus sa nagu noorena unistad, et sa tahad nagu mängida, et tahad nagu selles saalis olla, et tahaks nagu kindlasti seal mängida ja kogu aeg seda esindada. Et niisugune nagu väike asi, mis võib puudu olla. Tead, mis ma hakkasin mõtlema sportlikus mõttes, üks argument oli, mis võib olla Cramo, Cramo olid sportlikult enam tasemel, võib-olla Cramo on siin kõrgemal, aga Cramol on nagu hästi palju mänge kohalikul tasemel, kus võidetakse 100, ma ei tea, 60. Teil ilmselt ei ole selliseid mänge enda liigas põhimõtteliselt üldse, on ju. Et see on ka, et sa saad neid tasavägiseid mänge kogu aeg ja see on tegelikult ju selline arenguteema, huvitavam mängida. Minu vaatenurgast oleks see näiteks argument. Sa oled vaata Rootsis ka kossu teinud. Kui sa näiteks, seal olid siis ka päris pikalt. Ja samamoodi 5 aastat, samamoodi ühes klubis. 5 aastat, nägelt näeme, et kuule noored neiud, ütleme, siin on väga He's the keeper. Et kui sa nagu võrdad nagu selle Rootsiga, et seal tõesti hinnad on kallid, kliima ei ole nii hea, et mis seal siis nii väga hoiab? Või hoidis siis tähendab? Seal hoidsid samamoodi inimesed. Ma just tegelikult täna naljakas, täna kuidagi juhuse kokkuvõttes. Rääkisin just täna ühe inimesega, kes oli Rootsi klubis, oli ühe fänniga, vanem pensionär naisterahvas, kes igal mängul on kohal ja toetab klubi suurte summadega oma pensionist, ma ei tea, kus tal seda raha kõik on. Aga ongi, et nagu need inimesed, näiteks oligi Rootsis, kes oligi nagu fännid, kes olid ümber, sa tundsid nagu, et sa oled osa sellest nii-öelda klubist ja sellest fännibaasist ja et nagu ükskõik, kuidas klubi läks, kas läks halvasti, läks hästi, siis ikkagi nagu nad hoidsid sinna, ütleme, kutsusid külla, pakkusid süüa, kõik raha ja kõik need asjad, millega korras Rootsis alati, aga sa tundsid nagu rohkem nagu seotud selle klubiga olevat. Ma arvan, siin on nagu väga hea paralleele kui jalgpalliga tuua, et mis nagu eristabki, et ütleme, taseme võib-olla nii väga ei kõigugi nagu tegelikult suvaliste liigadega nagu jalgpalli mõttes ja ma kujutan ette, nagu korvpallis on samamoodi. Aga on see, et kui sa selle TalTechiga kaotad enam-vähem seal linnas, okei, Preadel on vihane, ma ei tea, seal, okei, TalTechil on nagu rektor võib-olla, kes seal nagu spordiklubi juhatab või mis iganes, on võib-olla pahane, aga suureks pärast tegelikult inimesed on tegelikult suht suva, kas sa võidad või kaotada, aga kui sa kas või mängid Rootsis kossu, siis see tegelikult seda kogu linna nii-öelda ma ei taha öelda, et elukvaliteeti nagu mõjutab, aga inimeste emotsioone ikkagi mõjutab. No ma ütlen, see on sama, ma kujutaks ette, et seda Rootsi klubi ma saaks natuke võrrelda Raplanega. Rapla oli kunagi siiamaani nagu nii-öelda korvpalli pealinn. Ja seal on ka samamoodi, ma kujutan, võidab, kaotab, kui veel oma poisid ka mängisid, siis see mõjutas väga palju tegelikult, kuidas linnas kõik toimus. Nüüd ma ei oska öelda, kas see on sama päris,
sest ma tean, et noh, mingi aeg oli probleem, et oli liiga palju välismängijaid ja siis nagu fännid natuke kadusid ära. Aga noh, Rootsis näiteks ei olnud, isegi kui olid ma olin isegi välismängija, siis minuga ikkagi nagu pikalt olid seal, kogu aeg oldi nagu sõbralik. Ma ei tea, ma ei oska nagu midagi halba väga öelda nendega selle Rootsi nagu kogemuse kohta. Et niisuguse väikse klubi kohta väga hästi võeti vastu, väga hästi võeti vastu ja alati oli nagu kõik asjad olid tipp-tupp korras jällegi. No saad nagu enda oma inimeseks on, aga noh, eks see sõltub ka inimesest, kes on, kas sa võtad selle vastu või sa ei võta seda vastu. No sa peadki olema avatud, no ma võin öelda, on mängijaid, kes raske nagu öelda, et on nii-öelda mustanahalisi mängijaid, kes tulevad nagu siia, saavad oma raha kätte ja tõesti poogen, mis on, nad ei ütle isegi mõnel inimesele tšau või tere või midagi niukest, kuigi nad on fännid. Ja ei pane naeratus ka, et ma võin kapuutsi pähe ja ongi korras. Väga palju probleeme on niisuguste mängijatega. Kui oled avatud, räägid, suhtled, kõik võetakse omaks, kõik on nagu väga hea. No ma arvan, see on praegu hetkel nagu väga hea märksõna kõikidele sportlastele, et kuidas saada nagu tegelikult, kui sul on fännide tugi olemas juba, sul tegelikult palju lihtsam ka see sportlikku resultaati teha, võrreldes sellega, et kui sinu vastu nagu ollakse, et me seal jalkaski nägime, et Karli käest ka uurisime, et siin mingi üks mängija piltlikult öeldes, kohe algusest hakkas saama vaata, et meie küll ei tea neid põhjuseid, me pole siin nagu keskkonnas sees olnud, aga ilmselgelt, kui sul fännid sind ei armasta ja siis mingi sportlikku suuritust teha, eriti keeruline veel. No see on täpselt see, kas või see eilne mäng, ma kujutan, et sa saad palli kätte ja sa saad vilekoori iga kord, kui pall on sinu käes, on vilekoor. Kuidas sa nagu see on välistatud, et sa teed hea mängu, on välistatud lihtsalt. Või siis... Ei, see on ikka võimalik, aga sa pead olema lihtsalt nagu väga suur pohhist. Ja kusjuures minu meelest just eriti halb nagu oma fännid, vaata nagu välisfännid võib-olla need nagu see nagu veits tõmbab, kui omad inimesed vilistavad, siis nagu kaob see tunne, et sa tõesti kuulud kuhugi või ma ei tea, ma ei saagi sellest aru. Oota, meil on külaline, me pole mitte kuradi vabandust väljenduse eest sittagi uurinud su seda karjääri kohta, et Rootsi oli sul millal? Oi. Mõnas oli siis? 5 aastat tagasi on. 5 aastat tagasi. 6 aastat. Siis sa tulid korra Eestisse tagasi või? Jaa, mõtlen, kuidas ma olin. Siis, kui me olime ülikoolis, millalgi ülikooli läksime koos. Ja see on ka fun. Me käisime ütleme, kes ei tea, siis me käisime Jaaniga koos kursakaaslased olime. Ma ei tea, mis ma ei tea, mingi 2012, 11 midagi sükest. Siis on 13 aastat tagasi. Ja ma arvan, siis pärast seda järgmine aasta ma läksingi Rootsi, siis ma olin 5 aastat Rootsis. Ei, siis ma olin... Ei, sa paar aastat mängisid ikka TalTechis või? Ja võib-olla 1 või 2 aastat olin TalTechis. Ütleme nii, et siis olin 4 aastat järjest olin Rootsis. Siis tulin Eestisse tagasi, mängisin 1 aasta Eestis. Ja siis helistas, sama treener helistas, kutsus nagu tagasi, et lähme proovime nagu meistritiitlit võita. Ma ütlesin, et alati kui sa lähed, siis helista, et ma tulen hea meelega vaata. Helistas, pandi võistkond kokku, millega minna meistritiitlit võtma ja siis tuli COVID. Ja siis tuli COVID aastana, siis alustasin jälle Eestis ja siis see aasta pärast seda siis tulingi 5 aastat tagasi, 19 talvel, siis detsembris tulin siia nii-öelda. Okei. Sa elasid kõik need piirangud siin? Jah, nagu siin oligi, et siin ma nagu selle suurema piirangute aasta elasin siin ikkagi nagu olin siin. Mis need kõige hullemad, vaata meil Eestis oli tegelikult suhteliselt lebo iseenesest. Eestis oli väga lebo. Kuidas siin oli, pidid ikkagi korterist passima? Ja siin oli rohkem ikka niisama välja ei tohtinud. Võtsi ikka kodulooma endale või? Loodusrapus oli see väga populaarne. Ei hakanud võtma. Nad eestlastega tehakse head nalja, et siis kui oli piirangud tekkisid, siis 2 meetrit vaata oli vahet, siis nagu häiris, et liiga lähedal oled üksteisele. Eestlastel peab liiga lähedal seisma. Peab inimesega suhtlema veel. Peab suhtlema, et sa saad rääkida temaga, muidu oled 5 meetri kaugusel, et siis on nagu hästi vaata. Nii et Rootsi ja Valladolid on siis 2 kohta. Ja Eestis on TalTech olnud nagu enamalt, kus ma olen mänginud. Okei, noorena mängisin veel Kuremaal, kui ma olin väga noor ja korra sattusin olin Graamos pingi peal. Ja Pärnus ka, aga seal need hooajad veetsin tegelikult vigastuste küüsis ja ülejäänud aja olin kogu aeg TalTechis. Aga nüüd tuleb see rumal küsimus, et kas Hispaania esiliiga mänge ei ole Eesti koondise huviorbiidis või? Ei ole, praegu ei ole. Okay. Eelmine aasta tegelikult on võistkonna Eesti koondise kapten näiteks mängis ka siin samas liigas.
no vaata, meil jalgpallis on nagu niisugune ütlus, et neid, kes pole seal kandidaati nime, vaata üks asi on see, et ta ei ole seal lõplikus nimekirjas, on ju. Noh, Jaan ei ole ju ka kandidaati nimekirjas, kes seal nii-öelda välja pannakse, et jalgpallis on meil selline ütlus, et kui sa lihtsalt esialgses nimekirjas ei ole, vaata, no siis sa üldse ei ole mingi profisportlane, et mis sul selle kohta õiguseks öelda on, et kas treener on rumal või siis tegelikult Eesti korvpallitase ongi nii tugev juba tänapäeval, et Hispaania esiliigast nagu ütlesid jah, ütleme kapten muidugi mängis ka samas liigas, on ju, aga noh, sama liiga sees on ka nagu rollid ikkagi mängijatel erinevad, et tase ongi nii tugev, et lihtsalt nii on. No jah, ma ei tea, tase ma ei tea, kas oleks nii tugev, no ma ei kujuta ette, kuidas Eestiga, kui Eestisse mängima peaks minema, mis numbrid Eestis oleksid. Aga noh, eks see on ka niimoodi, et teatud suhted, mõnele treenerile mängib mõni mängija, mõnele treenerile meeldib teine mängija. Noh, ei ole võib-olla Rannul, aga praegu või peatreeneriga nii-öelda huviorbiidis ja ma ei saa nagu seda mitte kuidagi teha. No. Et kui ei sobi, siis ei sobi ja mis ma ikka teen. Lähen oma elu edasi ja mängin siin. Ja üritad võib-olla jalgpallikoondisse kandideerida, et seal on tõrgi on vaja. Kuule, Heina asemel saaks minna küll, ma arvan, et juurde. Aga mis see suurusjärk umbes on, palju sul Eesti koondise eest mänge on? Ei ole üldse. Ei ole. Ei, päris null ei ole, paar mängu ikka olen teinud. Aga ei ole nagu üldse, et siin ongi, et noh, ütlen, eks see on... Kui ma viimati nagu olin, siis ei tulnud võib-olla kuidagi sattusid need koondise aktid nii halbadele hetkedele, et ka olid ka nii-öelda personaalses elus olid ka mingid jamad ja see nagu pärstis seda, kuidas tegelikult need nagu koondise aknad läksid, ütleme sellel hetkel. Ja sealt siis nagu kaduski sellest huvi orbiidis kadus ära ja ma ei tea, praegu nagu ongi, kui Delfi ka ei kirjuta, siis tegelikult ei tea, et ta ei ole nagu esimesed, kes seda küsivad või midagi on, aga ma ei tea, ma ei ole vaata, eks kui peaks praegu tekkima niisugune proov, et ma saan nagu proovida kuidagi nende vastu, siis oleks nagu huvitav näha, mis seisus on. Et ma nagu ise ma arvan turundajatele, Epicbetile kohe soovitus, et hooajalne ettevalmistusturniiri Kalev Cramo ja kutsugu Real Madrid külla endale. Ma arvan, et me ei lähe, me siit ei minda sinna, aga muidu oleks tore. Võime ka vastupidi teha, Hispaanias saadame Eesti korvpallurid siia päikse kätte. Ei, muidu on jah. Ma ei tea, nagu on lihtsalt niimoodi tulnud ja ütleme nii, et eks mingid aastad nagu olid niimoodi, et mõtlesin, et miks ma ei ole. Nüüd tuli uuesti koondise nimekiri, tuli välja ja vaatasid üle, kes seal on ja pole midagi teha ja läheb. Muidugi selles mõttes, kui tulemuse vaata toob, kui treener nii kaua, kui tulemuse toob, siis sa ei saa midagi... Ma ei saa midagi öelda, nii kaua, kui need lähevad EM-ile ja kõik seda, mitte midagi ma ei ütle, minu arust siis on väga õiged valikud, kõik on nagu hästi ja arvades seda, mis kohta ma mängin, siis praegu nagu sellel kohal mängivad ka, ütleme siiski head mängijad ja väga heal tasemel, võtame kas või siis Jõesaar, Treil ja Raiesti, kes on tegelikult mängivad kõrgemal tasemel kui mina mängin, nii et ma ei saa mitte midagi sinna teha. Et need mängijad lihtsalt on seal ees ja neil ei saa kõiki võtta. Aga palju sa siit üldse Hispaaniast seda Eesti sporti vaatad? Ma eeldan, sa koondise mäng ikka vaatad, aga palju sa üldse nagu Eesti spordiga siit kurdis hoiad ennast? Mõtlen, et ma olen niisugune inimene, kes kui ma korvpalli ise ei mängi, siis ma väga korvpalli tööle ei pane. Okei, ei, väga aus. Ma olen tõesti nagu niisugune. Ragnar Klavan kusjuures oli samasugune mees, kes tegelikult ju on Eestis kõige kõrgemal tasemel jalkat mängijad, aga ei vaata isegi mingit, ma ei tea, suviseid suurturniire tihtilugu. Ma vaatan, ma jalkat vaatan, eile oli Hispaania nagu karikavõistluste finaal oli Malaga Real, siis ma seda kossa nagu ikka vaatasin. Aga jah, muidu ma jälgin oma sõpru, hästi palju jälgin, mis mul sõbrad teevad nagu Eestis. Mängivad, üks mängib TalTechis, üks on Raplas ja üks mängib esiliigat praegu Reino Hallikus ja neid nagu kogu aeg. Ja üks on Rae Kossus ka, kes praegu mängib. Jälgin nagu neid nagu rohkem, et kuidas nendel nagu statistiliselt läheb ja niimoodi, et ma nagu mängi otsused niimoodi ma ei vaata nagu kossa, ma ei suuda nagu, mingid asju ma näen teistmoodi ja siis ma nagu tõmban ennast liiga käima ja ma hakkan nagu... Saab küll emotsiooni sellest nii-öelda mängimisest kätte. Jah, ma ei taha nagu lisaks seda saada.
Okei, mul üks küsimus sellega seoses ikkagi on no.. Et okei, sa nagu mängi ennast ei vaata, aga nagu hoiad selles mõttes kursis, mis toimub spordimaastikul. Ja seda kindlasti, no ma vaatan ikka, kuidas koondisel läheb, kas võidavad, kaotavad, kõike neid ikka. Aga nagu siuksed spordi, noh, sa mainisid, sa vaatad jalkad, aga nagu neil nagu Eesti jalkas on ju see Pohlak versus Klaavan praegu. Siukseid asju nagu paned ka tähele või? Seda ma olen ka pahane, see on ikkagi jäänud silma. Eks ma siin Karliga olen ka uurinud, mis toimub ja ikka nagu niisuguseid väikseid asju ikka tead, mis toimuvad, aga ma nüüd, et ma süvitsi sinna lähen, seda ei ole päris. Et huvitav, see jalkateema on ka teil väga huvitav. See on väga huvitav, meid ka huvitav. Kossu see president on ka nagu stabiilne olnud või kuidas seal on? Stabiilne ei ole olnud, aga seal on samamoodi selles mõttes, et vastaskandidaati pole nüüd mitmeid kordi pole olnud. Pole olnud jah, et on nagu üks näiteks minagi, kes ma tegelikult julgen öelda, et ma ikkagi hoian nagu kätt pulsil Kossule on enam lugesin, et valiti president taas vaata, et ma ei olnud üldse kursis, et mingi kandideerimine toimus. Et oleksid ka kandideerinud. Mõtlesid juba, et teen selle ära. Ei, no hea võimalus, kui praegu läheb hästi, saab ka ennast kuradi ma võrraste sulgedega ehtida. Aga mulle sellega meenus, kui sa ütlesid, et sa väga Kossu ei vaata, et ma eeldan, et teil videoscouting ikka töötab klubis, et see hetkel, kui vastaste scoutimine on, sa magad siis mõelda. Ei, seda ikka on. Enam ongi see, et nagu, kui ma vaatan, siis enda mängud vaatad alati üle. Ja siis ongi, et vastasta mingi scoutingi aga lihtsalt nagu, ma ei tea, seda nii palju on tegelikult, ma varem tegelikult vaatasin, ma varem pidevalt vaatasin, et korvpall on, kogu aeg oli korvpall vaata. Aga nüüd on nagu nii, et nii palju on seda olnud ja ütleme nii, et ega vanale koerale enam see uusi trikke nii kiiresti ei hakka õpetama. Sa kõlad nagu selline inimene, kes ei jää korvpalli juurde, kui karjäär lõpeb. Ei, ma tegelikult olen mõelnud, et ma jään treeneriks. Ma tõesti olen mõelnud, et ma jään treeneriks, aga lihtsalt sa pead sellest nagu spordis korra ennast välja lülitama. Mina olen sellist meelt. Et mina ei suuda nii, et ma olen 24/7 ainult 365 päeva aastas. Ainult mõtlen nagu korvpallile, et ma nii ei suuda. Mul on nagu see, et kui ma teen oma trenni ära, ma teen selle kõik korralikult, ma keskendun kõik asjad, olen varem kohal, teen ise peale kõik need asjad. Aga kui ma selle trenni lõpetan, siis sellel hetkel ma lülitan ennast lihtsalt sellest välja ja ma lähen puhkan nagu nii-öelda oma tööst. See on nagu minu jaoks on nii-öelda nagu töö, et see on... No pigem õhtul mõni hea film parem diivanile. Parem mingi hea film, parem loed raamatut, lähed käid jalutamas... Teed kas või õlle siin, lähed istud kuskil maha ja räägid sõpradega juttu, et nagu lähedki nii-öelda sellest korvpalli teemast lähed nagu natukene eemale. Et nii ei, siis muidu läheb nagu, muidu see, ma ei tea, minu jaoks siis lihtsalt see korvpalli, see mõjutab su elu nii palju ja see on nagu mingid asju sa nagu elus ei naudi siis ütleks. Mina arvan näiteks näed. See, vaata, ma muudan hästi palju teemat praegu. Ma olen kuulnud, et sa oled 3x3 ka Kossu mängida. Jaa, seda ma käin iga suvi mängida. Kas sa, nagu näiteks Läti on tulnud üldse olümpia nagu võitjaks selles alas on ju. Kas sa ei ole tahtnud kunagi, et keskendub hoopis sellele? Saab nagu kuulsuse värgi kätte ja... Ei, mis mõttes keskendub sellele, nagu 100% sellele ei... See mõte käis meil läbi täpselt sellel hetkel, kui tegelikult lätlased hakkasid nagu nii-öelda üles tõusma vaata. Ja meil oli sellel hetkel oli tegelikult päris huvitav 3x3 nagu koondis oli koos. Mängisime nüüd mina, Torbek, Järvelainel ja Kotsar. Käisime mängimas Filipiinidel MM-i ja pärast seda siis käis nagu arutelu, et järsku on see, mida võiks teha. Järsku oleks see, mida võiks teha, pikas mõttes Kotsar nagu tegi kiiresti, Kotsar tegi asja selleks, tema nagu ei ole, siis vist läks paar aastat edasi, läks mööda, või läks aasta või 2 läks mööda, siis oli tegelikult me käisime, see oligi COVID suvel, me käisime Rumeenias ja me käisime nii, et mina, Metsalu, Laane ja Nurgelt samamoodi. Ja siiski oli ka, et käis see nagu mõte läbi, et davai, okei, esimene aasta võib-olla kõik saavad nii-öelda kannatama natukene, aga pärast seda on nagu võimalik siiski mängida, et me siiski mängisime piisavalt heal tasemel. EM-iga võrreldes seda, et me olime mingi 6 aega võib-olla koos ennast mänginud, teised olid juba aastaid, et me ikkagi olime suhteliselt hea, et võiks ju tegelikult proovida, aga siis ikkagi otsustati, et sponsorite leidmine ja kõik need, et kuidas kõigi tingimused nagu täita, et see läks nagu
läks sinna paika, aga nüüd näiteks eelmine suvi ma olin siin, mängisin siin, ma käisin küll koondist esindamas suve alguses, aga kuna ma edasi ei saanud, siis ma tulin Hispaaniasse tagasi ja ma mängisin tegelikult siin meie enda kohaliku klubi ees. Mängisin 3-3, nii et ja Hispaanias ütleks nii, et on see 3x3 kultuur on väga-väga suur ja väga-väga huvitav on. Ja see praegu suureneb ka, läheb suuremaks kogu aeg, sest praegu hetkel on, eks talvel on ka, neil on nagu 3x3 liigad on, kus mängitakse talve läbi, mängitakse 3-3. Aga see on ka siis profispordi sugemente kõik? See ei ole päris profisuure, nad on siiski veel amatöörid, aga nad mängivad, minu arust iga nädalavahetus käivad mängud, sest ma tean ühte mängijat, tean, kes seal on, kes mängib seda ja ta käib iga nädalavahetus, käib reaalselt käib mängimas. Aga ta paneb isegi põhimõtteliselt professionaalselt, mingit nagu raha nad teenivad seal sellega. Okei. No Ivan natuke puutus enne siin seda ka, et mis sa siis nagu pärast korvpallikarjääri teed, et ega sa kõige noorem korvpallur enam ei ole, et ma ei tea, kas ma tundub valesti, aga ma arvan, et mulle tundub, et sa oleksid nagu väga rahul, kui sa lõpetaksid karjääri samas kohas, kus sa hetkel oled, samas linnas, samas klubis või ma eksina? Ei, see ei eksi üldse. See oleks tegelikult isegi on mõttes on, et kui järgmine aasta ka peaks siia jääma, siis tegelikult hakkakski teatud asjadega, teatud klubi protsessiga tegelema, kas siis tehagi treeneri paberid, nagu reaalselt Hispaania treeneri paberid siin ära. See aasta jäi natuke hiljaks sellega, et oleks isegi nendel kursustel praegu osalenud, oleks hea, kui oleks osalenud. Ja kuna ma olen klubiga ka nii palju nüüd nagu seotud, et mingid asju nagu kui uued mängijad tulevad, siis on alati visatakse, võta siin on Jaani number, Jaan teab kõik ja seletab sulle sinna, kuidas kõik asjad teevad. No siis nagu sellega olen ka nagu seotud, et need on niisugused nagu lihtsad asjad, mis ma võtan mingitelt nagu inimestelt võtan üle ja tegelen nii-öelda uute välismängijatega, kui nad siia jõuavad. Kui mingid jamad on, siis on, kuna meil manager on niisugune vanem nagu, kes tegeleb nagu personaalsete asjadega, siis ta nii hästi inglise keelt ei räägi, siis nüüd ongi, et ma nagu pigem ongi, et räägitakse minuga, et siis ma nagu tegelen, siis ma räägin, kui midagi ma ei saa ise nagu tehtud, siis ma räägin nii-öelda selle vanema hispaanlasega räägin ja siis tema nagu lahendab selle lõpuks ära. Muidu nagu vahepeal peadki minema mõnede mängijatega, ma ei tea, autosi viima või autosi vahetama või ma ei tea, haiglas minema rääkima nendega, et mingid niisugused väiksed detailid nagu hakkab juba antakse. Sul nagu tiimi manager juba võiks, et põhimõtteliselt jah, et siin ikka tehakse. Ma loodan, et see palgas kõik väljendub, vaata, et oleme endale pannud pooleteist kohas. Võiks tulla nagu midagi sealt veel lisaks juurde, siis tehakse väga hea. Aga jah. Hispaania keel on sul ideaalselt suus, ma siis eeldan juba selle aega, et... No ideaalselt suus ei ole, aga põhiliste asjadega ma saan väga... Igapäevaste asjadega ma saan väga rahulikult hakkama. Mulle tundub endale siin, et inglise keelega ikkagi kohati on keeruline siin linnas, et... Pole üldse. Oli päris suur šokk oli selles mõttes, et tuled siia ja näiteks või huvitav on see, et nagu mis nagu Eestist on nagu jäänud silma, et Eestis nagu tegelikult kõik räägivad inglise keelt või sa oled nagu õppinud, et nagu kuidas on võimalik, et sa mingi 16 või 18 aastane, kes on keskkooli lõpus ei suuda sulle rääkida mingit inglise keelt või midagi lõpust. Siin tulevad ja mitte midagi. No paar sõna värsivad välja ja rohkem ei ole midagi. Noorte akadeemiast tulevad üles ja tahad nagu juttu öelda, no ei tule, ei saa nagu inimesega rääkida, uurida, kuidas tal on, sest ta ei oska. Ja siin koolisüsteemis siis inglise keelt üldse ei olegi. Ikka on, aga lihtsalt sellisel tasemel. Ja lihtsalt niisugusel tasemel on. On ka mõned, kes me muidugi oskavad. Me tegelikult teame väga hästi ju selles mõttes, et Ivan küll meiega kaasa rääkida ei saa, aga ma olen isegi õppinud koolis mingi 6 aastat vene keelt ja pärsin ka enam 3 sõna oma elus. Jah, aga vaata vene keel, ma ütlen üks asi, mis on nagu selle keelte jäänud, et sellega kõigiga on, et see, et kui sa siin, nagu siin koha peal oled ja nii-öelda pead iga päev nagu rääkima ja tegelema, see asi käib niimoodi ja see kuu-kahega sa saad seda täiesti nagu, saad kõikidest asjadest aru. Aga siis ongi see, et sa pead nagu rääkima, sa nagu... Siis kui pole muud valikut vaata. Mitte mingit muud valikut ei ole. Ma arvan, et vene keelega, kui praegu läheksid Venemaale või läheksid Venemaale, peaksid olema Moskvas mingi aeg, siis sealt tuleb tagasi juba pärast 2 kuud räägid jumala rahulikult. Selge see. On meil veel midagi meie külalisele? Jah, me oleme, ma juba ütlesin siin, et ma kolin sisse siia, et mulle räägin, see linn enam meeldib, et miks mitte, et siin on jalgad ka hea vaadata. Ma olen korvpalliga nii palju elus seotud, et kõigepealt mu isa mängis korvpalli ja issand, kui
taevas oli sinine, muru oli roheline. ärme maali seda pilti, mis hetkedel ta kirjeldas neid, aga ikkagi põhikoolis ikka suuri võite võidetud. Okay. Ja teine asi oli see, et tervitan siinkohal ka Siim Raudlat, mu kursakaaslast ka. Et kui te olite kursakaaslased, siis ma Siim Raudlat. Siim, et selline suur, aga samas väike maailm on siin. Et kui sul ei ole midagi, mul on ka nagu otseselt vist... Ma ei tea, sa võid oma traditsioone jätkata. Meil on ainult üks küsimus lõpus, mida me küsime kõigi käest, et see ei ole nagu väga, väga suur küsimus või ka midagi. Ma pärast episoodi võib-olla ütleme, seletame sulle ära, miks me selle küsime. Okay. Aasta 2007, kui vana sa olid? 15. Aastal 2029, kui vanaks sa saad? 37 peaks olema. 15 ja 37. Okei, see oli kogu küsimus. Okay. Aga... Mulle meeldib alati see külaliste kohkunud ilm, ikkagi, et... Igaks, sa ei taha nagu valesti öelda. Et öeldakse, hakka arutama, oi kurat reiski. Kuule, aga episoodi lõpus tegelikult me anname kõigile... Oota, ma enne küsin ka sellega seoses, ma arvan, see võib nagu selle sama jutuga ka kohe tulla, et ütle üks asi nüüd kõikidele Eesti korvpalluritel ja sportlastele, et miks tulla tegelikult ikkagi nagu välismaale mängima, et miks nagu pingutada selle nimel, et jõuda nagu piiridest välja? Päris niimoodi. Lihtsalt see, et sul on lihtsalt su konkurents on nii palju suurem, kui on Eestis. See on nagu üks asi, mille pärast nagu välja tulla. Teine asi on see, et sa lihtsalt näed maailma. See korvpalli või jalgpalliga või ükskõik mis spordialaga. Kui sa lähed Eestis välja, sa hakkad maailma nägema, sa hakkad nagu aru saama, kuidas tegelikult asjad nagu ikkagi käivad, et sa paari aastaga sa õpid nii palju juurde lihtsalt ja pluss täiesti Eestis on hea olla, kõik on nagu sõbrad, kõik on lähedal, vaata, elad võib-olla kodus, võib-olla on pahapäev, lähed ema juurde, no ei ole siin niimoodi, oled väljas, on pahapäev, oled pahapäev, pead üksi olema, saad uusi sõpru sellega, et kuna sul on pahapäev ja sa lõpuks saad mingi võistkonnakaaslase kokku, lihtsalt see maailm nagu avaneb nii palju rohkem minu arust. Mina küll nagu alati, kui on võimalik minna, on aeg. Väga ilus, ma soovitan seda ka alati kõikidele jalgpalluritega. Aga lõpus me anname alati külalisele vaba mikrofoni meie kuulajatele, kellest on enamik jalkafännid, aga ühtlasti laiemalt ka spordifännid, et mida sul on öelda, ükskõik, mis sa võid öelda, me ei sega vahele nii-öelda. Väga hea nõuda. See on koht, ja selle peale segasin just vahele, puhtalt tankina. Mida öelda? Oi, päris hea. See on nii hea tankipanuse koht. Aga praegusel hetkel, mis on nagu heal hetkel isegi tuleb, alati tasub mõelda rohkem positiivsele asjadele kui negatiivsele asjadele. Et kui sa mõtled palju positiivsest, siis tegelikult need positiivsed asjad võivad ka sinuga elus juhtuda. No võt, väga ilusad siirad mõtted. Ma loodan, et me kõik lähtume sellest motost, et kahtlemata ma olen täitsa nõus sellega. Absoluutselt. See on lihtsalt, ma olen nagu raamatuga, mida ma loen ja niimoodi nagu on, et sellega nagu kaasnevad ka niimoodi. Jaan, suur aitäh sulle, et me oleme siin selles üliilusa vaatega, ma ei saa seda veel kord rõhutamata ette, üliilusa vaatega kohas, et vastu võtsid palju edu sulle, tervist, vähem vigastusi, nagu alati sportlastel on ja et ma ei tea, äkki näeme sind veel koondises ja võib-olla ka Eestis mängimas, aga tundub, et sa ei taha seda väga. Ja, ei tea. Vot, ja ma ei tea, teiega olid Ivan Maarjo ja Jaan Puidet ja järgmine episood juba järgmine reede nagu alati. Aitäh teile! Ja aitäh kuulamast, nägemist!